6. käik podcasti toob teieni Betsafe. Tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käigu stuudios nagu ikka Raul Oessar ja Karl Kruda, aga mitte nagu ikka oleme siis täna varahommikul hoopis siin eetris. Eile õhtu oli muude toimetustega hõivatud meil mõlemal, nii et tundus mõistlikum täna hommikul need asjad kokku võtta. Walesi rallil siis reedene päev on sõidetud ja juhtus omajagu. Ralli on äärmiselt põnev ja kõik on täiesti lahtine endiselt. Tere hommikus ka minu poolt. Tõesti, täpselt selline etapp, mida tegelikult natukene ootasid ka, et mehed tõesti sõidavad selle tiitli peale ja nüüdseks hooaja sellises situatsioonis, et ei sõideta ainult tiitli peale nagu individuaalselt, vaid sõidetakse tiitli peale ka meeskonnaga ja pigem kõige suurem võitlus käib just Honda ja Toyota vahel ja mõlemal meeskonnal on kiireid mehi, kes saavad just seda nii-öelda ralli võidupunktide peale suruda ja seda on nad teinud ka väga hästi, et kui esimene päev ja esimene katse kohe see näitas ära, et Chris Meek oli sellises heas hoos ja siis tegelikult nii-öelda esimesel pikal kruusapäeval ta hakkas ka seda väga hästi kontrollima ja selle peale võib-olla Mikkelsen tegi täpselt samasugust situatsiooni või täpselt samasugune oli ta nagu igal teisel etapil, et ta ei saa alguses ennast käima, siis tegelikult ta ei ole ka üldse löögi kaugusel, nagu ta ei ole väga kaugel, et ta tegelikult kõik on võimalik, aga 3 meest ikkagi on need, millest ei saa üle ega ümber, kes sõidavad ikkagi super hästi ja nüüd me pakkusid pinget, ma arvan, meile kõigile. Jah, Ott Tänak siis sai ööle vastu minna ralli liidrina 3,4 sekundit edu, aga vaid Sebastian Ogier ees, 3,6 Chris Meegi ees ja 8,4 Ternin Villi ees, nii et selline nelik on teistest eraldunud ja nemad tundub omavahel selle ralli võidu ära võiksid jagada, aga 2 pikka päeva on veel sõita, eriti see tänane, kus on 151 kilomeetrit ilma hoolduspausita, nii et eilne päev tegi, mis ta tegi, aga tänane päev paneb ikka asjad tõsiselt paika. Võib panna tõesti tõsiselt paika ja tegelikult on, kilomeetrid on palju, ülesõite on palju, et päev otsa istutakse kuskil Walesi metsade vahel, et see kõik annab ka oma nii-öelda nagu külje kogu sellele loole täna, mida sõitjad nagu läbivad, aga eks elu nende jaoks natuke lihtsamaks teeb seda, et need katsed on kõik nagu väga tuntud ja seal on natukene, pidamine on ühtlasem, et need on natukene võib-olla stiililt lihtsamad, mida sõita, kui see, mis oli tegelikult eile õhtul ja eile õhtul võib-olla see katse, mis sõidetigi pimedas, et mina olen ka ükskord seda pimedas sõitnud ja see on üks ebamugav katse, sest ta on natukene selline munakujuline tee, et ääred kukuvad ära ja siis, kui sa pimedas tuled, et sa neid nurke ei näe ka, kuna tee nagu keerab ära ja siis, kui sa tuled veel nagu külg ees mingit kohta, et siis tegelikult saba jääb nii-öelda nagu nuki taha, et ta tahaks nagu üle tee kõige vajuda, et see nagu pimedas, selle peale sul peab tõesti olema nagu grandega hoonas, et sealt nagu niisuguse hooga välja tulla ja selle peale, kui vaadata, siis tegelikult Ott ja Martin tegid ikkagi suurepärase töö nii pimedas, sellepärast, et esimest läbimist vaadates seda nii-öelda AB Hirnanti, siis nad ei olnud võib-olla selles tempos, aga selle positsiooni, kus nad praegu on tegelikult 2 viimase katsega eile ja nad ju ära vormistasid ja see oli minu jaoks oli tegelikult päris hea taktika. Jah, see taktika ilmselt nägi siis välja selline, et kuna nad olid esimesena rajal, siis lihtsalt andsid gaasi, eriti seal 9. katsel, mis oli nagu siuke kergelt hämar veel nende jaoks, eks ju, ja tagumiste jaoks juba päris pime, et tundub, et natuke vedas seal, ütleme, selle kellaajaga ka, me teame, see katse ju lükati edasi natukene veel ja mis kõike veel, et see tundus, et natuke nagu vedas ka lihtsalt sellega, et see hämarus täpselt sellele kohale sattus. See võis olla küll siuke plaan B taktika ka, et võib-olla nii-öelda see kaardid mängisid täpselt sellisesse olekusse, et siis, kui oli vaja katsele minna, siis said aru, et hakkavad nii-öelda, et hämaraks hakkab minema, pilt hakkab nagu kehvemaks minema, et sa pead hakkama just lisatuledega mängima, et saada natukene rohkem valgust juurde, samal ajal tegelikult ikkagi silmadele tuleb ülevalt poolt ka mingi valgus, et see hakkab nii-öelda põrkuma või peegelduma, et see nii-öelda hämar aeg on tegelikult üks kõige ebamugavamaid aegu ja selle peale ma võin kohe nagu tavaelust ka öelda, et kõige ohtlikum aeg autoga sõita tegelikult on siis, kui päike tõuseb ja päike langeb. Inimesed esiteks väsivad ära, sest silmad ei suuda ära lugeda ja need on need hetked vist, kus kõige rohkem jääb tegelikult inimesi magama ka. Täiesti loogiline.
no Tänaku puhul need esimesed katsed, mis sõideti Valges, seal see tempo ei olnud võib-olla nii hea, kui oleks võinud oodata või arvata, kuigi ta ju tegelikult kokkuvõttes püsis seal tippmängus sees. Mis mulje sul nendest või sellest algusest jäi, et mingitel katsetel ta oli ju täiesti seal 8-9? No ütleme, et see 9-8-9 koht tulebki sellest samalt AB Hernandilt. See võis olla lihtsalt esimesel läbimisel või tema kui teepuhastane ja täpselt sellest teekujust rääkides ka, et seda on võib-olla lihtsalt natukene raskem puhastada. Kõige paremad teed on näiteks esimesele sõitjale oleks need, kus on natukene kaussis, ütleme, et tagurpidi muna siis, et ääred hakkavad hoidma sul saba ja nii-öelda hoiavad nina, et see ei läheks liiga sisse ja saba, et see ei läheks liiga välja. See, kui ta on nagu teistpidi, et siis sa tegelikult võitled selle autoga, et ta püsiks selle tee peal ja ta püsiks nagu õiges kohas, et see nina ei läheks liiga kaugele, et see saba ei läheks liiga kaugele. Et neid aegu niipidi vaadates, siis vaatad, et ma arvan, et võib-olla lihtsalt keeruline, sellepärast et kui Ott sõitis välja seal nii-öelda 8-9 aja, kaotades 6,4 sekundit siis Jari-Matile, siis kui sa võtad ka tema kõrval olevaid konkurente, siis Ogier ju kaotas Otile 0,3 ja Newville tegi hea katse, aga selle peal ikkagi ta kaotas 3,7 sekundit Jarile, et seal võib-olla oli mingi roll puhastusega ja kui sa võtad nii-öelda selle katse välja, siis teistel katsetel ta oli ikkagi väga üleval. Ühe ta ikka võitis ka hommikul ja esimeselt positsioonilt. Just, Jari-Mati Latvalast rääkides, siis ei saa üle ega ümber sellest, et see mees saab üle ega ümber. Jah, saab üle ja saab ümber ka, et see oli 7. katse vist see Bernakno teine läbimine, kus tõesti tema ralli siis lõppes ja lõppeski selles suhtes, et rohkem ta sel nädalavahetusel starti tulla ei saa, kuna turvapuur sai kahjustada. Päris korralik väljasõit tema poolt, auto küll vist ei käinudki lõpuks üle katuse, aga jäi sinna kuskile puude vahele kinni, pärast nägime videote pealt, kuidas ka pealtvaatajad seal ka, suhteliselt napilt isegi pääsesid, iseasi, kas nad oleks tohtinud seal üldse seista ja vaadata, aga Latvala on üks tore, armas poiss. Ja tegelikult hinnates ka seda olukorda, mis tal juhtus, siis tal juhtus see täpselt samas kohas, mis juhtus Elvin Evansile esimesel tiirul, et see tuli üks parem kurv, mis läks siis nukile või trampliinile ja ta keeras natukene pärast trampliini edasi ka veel, et teiseks läbimiseks Jari oli ikka tegelikult niisuguses positsioonis, et Jari sõitis hommikut väga hästi ja tal oli kiirust ja hoogu oli, et talle kuidagi nagu istus see pidamine, mida väga palju ei olnud, aga ta oli võib-olla ühtlane ja sellesse kurvi ta kandis siis liialt palju hoogu ja tegelikult seda sama viga tegi hommikul siis Elvin Evans. Jari muidugi kandis seda nii palju, et see, kuhu ta maandus pärast hüpet, see ei olnud üldse nagu õige koht enam, ta oli joonest väljas ja seal ei olnudki nagu pikka pidu ja seal see nii-öelda kraavisein või nii-öelda teeperve sein tuli päris kiiresti vastu, mille peale ta lihtsalt viskas selle auto omamoodi pendlisse. Tegelikult on nagu kahju ka temast. No muidugi on kahju, aga jällegi, kui samad asjad juhtuvad nagu samade meestega pidevalt, on ju, siis mingisugused sellised arusaamad paratamatult tekivad. Samal ajal näiteks, kui vaatame, tõi, on ju, Chris Meek on väga hästi sõitnud seda rallit ja siin viimastel rallidel on justkui nagu natuke maha rahunenud. Et Latvala tundus ka nagu seda teed minevat juba, et Tommy Mäkinen on suutnud talle mõistuse pähe panna, aga siis ikkagi sellised eksimused sisse tulevad ja loodame, et see Tänaku tiitli lootustele kuidagi halvasti lõpuks ei mõju, et siin Latval oli ju väga heas positsioonis, et seal Ogielt Neville punkt ära võtta ja mida kõike veel. Loodetavasti mitte, aga tegelikult ka me nagu jälle süvitsi me ei tea, äkki seal olidki mingisugused korraldused, et tegelikult nagu Oti mõistes ka, et suruge nii palju kui võimalik, sellepärast et kui Miik ja Jari suudaks ikka punkt ära võtta teistelt, siis see oleks kõige parem. Praegu Oti mõistes tegelikult on nagu väga-väga kahju, et Jari ära kukkus, et oleks võib-olla võinud tee peal püsida nagu esimese eesmärgina, aga selle peale ikka juhtub, sest seal võisid tõesti olla need korraldused, pange tee nii palju kui tuleb. Otil on ka kasulik, kui keegi teine võidaks ralli. Isegi kui tema ei võida, et siis keegi teine ei saaks seda 7 lisapunkti, mis on esimese ja teise koha vahel, et las võtab kas või oma meeskonna inimene, aga et nagu kas või oma meeskonna inimene. Kas või oma meeskonna inimene, aga mitte keegi teine. Selle peale, eks see mäng on selline mõnus ja huvitav praegu ja see hooaja lõpp on tegelikult väga-väga pingeliseks läinud
ja alla ei ole tegelikult ükski mees andnud, olgugi, et võib-olla Terri on kaugel punktides, siis Terri ütles selle peale, et oodake, mida te mõtlete, 90 punkti on veel laual ju. Kõik on võimalik. Ja noh, see meeskondlik arvestus veel niikuinii, et Toyota ju Hyundai'lt oleks vaja siin korralik selline inglise keeles chunk ära võtta sellest kaotusseisust praegu, noh okei, Tänak ja Miik praegu on 1.–3. ja Hyundai'd on 4.–5. kohal ja sealt seda vahet natuke saab vähendada, aga noh, see Latvala oleks andnud sellise väikse turvavõrgu seal, et kui Tänaku või Miigiga midagi juhtub, siis on kohe päris kehvasti asjad võistkondlikus arvestuses. Esa-Pekka Lappi, samuti tema siis tegi avarii, pidi päeva katkestama, aga saab täna jätkata. Roland Poomil JVRC arvestuses samuti läksid asjad kehvasti. Natukene jah, Rolandil oli ebaõnnega vist rohkem pistmist kui mingi nii-öelda endast tingitud probleemiga. Rolandil siis murdus pool telge ära ja üheveolise autoga, noh, kui tema sõidab kaheveolise autoga veel, siis üheveolise autoga sa ammugi kuskile enam ei lähe, sest Differ kaotab oma võimu ära ja mingi jõud enam sinna rattasse ei rakenda, et tegelikult sellest on väga kahju ja sellega läksid ka Rolandi tiitlivõimalused väga varakult rallis. Jah, tiitlivõimalused küll, samas see uustulnuka auhind on endiselt isegi täiesti variant. Kristenson ja Solans, 2 meest, siis peavad väga tulist heitlust seal ralli JVRC liidri kohal ja tiitli peale ka siis. Solans juhib praegu Kristensoni 16,3 sekundiga, aga enne siin lugesime kokku, et 10 katsest on nad 2 peale võitnud 9. Ja noh, teame, et iga katse võidu eest saab ka siin lisapunkte, nii et äärmiselt põnev on ka jälgida seda, mis seal saab. Solbergide duellist ei tulnud ka midagi erilist välja, Oliveril ka seal juba päeva alguses, kas oli isegi täitsa esimene katse äkki, kus või päris esimene vist ei olnud, aga noh, seal päeva alguses täiesti tema on nii-öelda mingi tehniline mure oli põhimõtteliselt, et tal juhtus siuke asi nii, nagu tema ise seda seletas, et midagi oli kuskilt nagu puruks läinud, ratas oli nagu ära kukkunud ja noh, pärast seda nagu rooli keeramisvõimalust enam ei olnud ja panime kuskile välja või panga peale kuskile kinni ja täpselt nii oligi, et kahju, et see esimene debüüt selline nagu oli ja kui tema käest küsiti siis veel WRC All Live'is, et räägi siis nagu, et mis siis nii-öelda, et sa oled rallisi sõitnud ka igal pool, tegelikult sa oled nagu sõitnud palju, et nüüd kui sa oled oma esimese debüüdi ära teinud, et mis seal siuke siis noh, mis kõige nii-öelda huvitavam või mis kõige raskem on olnud, siis esimese asjana ütles, kurat, need ülesõidud on nii pikad. Et see aeg ikkagi, mida kulutatakse tegelikult nagu MM-idel katsevälistel aegadel, see, mida meie ei näe või mida meie ei saa kaasa elada või ei tunne siit kohast, siis need on tegelikult väga pikad ja samamoodi rasked asjad, et see ei ole see, et sa sõidad rahulikult nagu mööda kiirteed ühelt katselt teisele. Tegelikult see on täitsa avatud liiklus, palju on fänne ja sa pead kõik keskenduma, et sõitja paneb hommikust õhtuni niimoodi, et kõik aeg on silmad on suured ja vaatad, et keegi sulle külje pealt sisse tuleks ja kõige hullem on nendel, kes reaalselt juhivad rallisi oma klassi nii-öelda poole peal, kus sa ka selles rallis ei ole, sest siis on kõige täpselt siuke tunne, et aga kui keegi sulle külje pealt sisse tuleb, siis see on nagu kõige nõmedam tunne üldse, et sa nagu selle peale ütleme nii, et noor poiss sai kiiresti aru, et see siin nagu väga, väga lihtne ei ole ja tuleb pingutada ja vaeva näha. Just, sellest ülesõitudest rääkides, siis eile tegelikult ma ise seda Delfi blogi ei teinud, käisin Tartus, sõitsin edasi-tagasi ja tagasi tulles seal pärastlõunasel ajal minu ees üks poiss seal viimasel hetkel jõudis bussi peale, vaatasin, Ott Tänaku nokats on peas, suur rallifänn võttis kohe telefoni välja taskust, pani sinna selle bussi ekraani külge laadima, hakkas seda All Live'i vaatama ja tema sellist heitlust selle heitliku internetiga oli ikka päris kohati hale naljakas vaadata, et see All Live'i pilt nõuab ju päris head internetiühendust, aga kui sa sõidad Tartust Tallinnasse, siis paratamatult tekib vahepeal selliseid kohti, kus see ühendus ei ole nii hea ja seal, kuidas ta seal žestikuleeris iga kord, kui see net ära läks jälle, siis see oli natuke koomiline vaadata, nii et tervitused sellele noormehele, kui ta meie saadet peaks kuulama. Me läheme Betsafe rubriigi juurde.
ja Betsafe'is siis praegu on 3 erinevat panustamise kategooriat veel siin enne seda päeva algust, nii et kes väga kiiresti jõuab siin meie saadet kuulata ja neid panuseid teha, siis loeme need kiiresti ette. Ott Tänaku võidu koefitsient 1,70, Ogier 4, Terrine Neville 10, Chris Meek ka 10 ja ükskõik kes teine ka 10, et noh, arvestades seda, et Neville on ainult 8 sekundit siin liidrikohast maas, siis 10 võidu koefitsient on ikka päris magus, mina ütleks. See on ikkagi väga magus lugu. Aga noh, jällegi, ega ikka tuleb siin sisse arvestada seda ralli faktorit, et kui tegelikult nii vähe oled maas, siis see ei tähenda, kõik võimalused on avatud, see tähendab, et sa võid võita, aga see teistpidi tähendab ka seda, et tegelikult on nagu päris selline pingeline võitlus ja M-kumb tegelikult kõikidest nendest, kas isegi keegi teine. Täna on meil 150 kilomeetrit lihtsalt metsa vahel kuskil mudases libedaga sõita, siis see absoluutselt see võib olla ka keegi teine. Selle peale juba panustakski võib-olla kellelegi teisele. Chris Meek on siis ainus, kelle peale saab panustada top 3 jõudmise osas, tema esikolmiku koefitsient 2,00. Praegu siis ta seal esikolmiku kohal on, kui ta lõpuni vastu peab, siis on võimalik oma raha tuubeldada. Jah, pole ka paha. Üldse on kuidagi vähe neid koefitsiente täna. Noh, ega rallipäev algab ka kohe, nii et seal ilmselt lähevad need asjad kohe lukku ka. Kas meie oleme lihtsalt nii tublid ja varajased? Jah. Mis varajased võib-olla, me oleme tavapärast saatest hoopis 10 tundi hiljem, on ju. Aga tuletame siis veelde ka, et Betsafe'is kehtib endiselt seesama uue kliendi pakkumine, kui teed vähemalt 10 eurost panuse pärast seda, kui endal konto teed ja vähemalt koefiga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt 25 eurose tasuta panuse ja nii siis 4 kuud järjest. Ja tuletan meelde ka veel seda, et kõik WRC katsed on nähtavad otsepildis, Sauliirise spordibaaris, Kristiines, Betsafe Areenal suurel ekraanil, nii et kes tahab sinna vaatama minna, siis olete tere tulnud. Küsimuste rubriik, küsimusi on tulnud jällegi oma jagu, 4 erinevat inimest meile vist neid küsimusi on saatnud. Kõigepealt küsib Janek nende tulede kohta, lisatulede kohta, et Citroenil ja Toyotal olid vanakooli tuled, Hyundai olid LED-id, et LED-id võtavad ju tunduvalt vähem ruumi, et kui palju need auto aerodünaamikat ja kiirust võiksid mõjutada? No eks kõik ikkagi mõjutab, mis sa endale siin auto külge paned, isegi kleeps mõjutab seda mingil määral, aga eks seal on ka jällegi sama palju mõjutab seda, et kui palju see vajutab paremat jalga. Siin oli mingi pilt, mis liikus enne Walesi rallit, kus vormel 1 keegi andis mõista, et ma kaotasin selle sektsiooni, kuna mul oli mingi aerodünaamikaga, mul väike asi lehvis kuskil ja seal oli vist mitte isegi väikse sektsiooni, vaid keegi haasisõitja, äkki oli mingisugune kilekott oli sattunud kuskil esitiivas väga kuidagi halba kohta niimoodi, et ta pidi põhimõtteliselt katkestama selle, mitte ralli, vaid sõidu. Siis Mats Ösberg pani pildi, kuidas tal oli terve WRC Plussi reklaam, jooksis mööda külge ja ta võitis katset. Aga Ösberg ütles ka selle peale, et ei, ta ei võitnud katset, ta ütles, et ta sellepärast just ei võitnud seda. Sellepärast just ei võitnud. Et ei ole siin nalja midagi. Aga minu meelest, kui ma vaatasin, ta oli võidule lähedal, ta oli teine koht. Sellepärast oligi, et ta sellepärast nagu kaotas selle võidu, et kui tal poleks seda juhtunud, siis ilmselt oleks saanud selle katsevõidu, aga see selleks. Andeksi, igal juhul nii palju, kui mina olen leede ja tegelikult neid tulesi katsunud, siis need halogeenid või vanad tuled on, tegelikult nad on kergemad. Ühtepidi, olgugi, et see kopsik nende ümber tuleb suurem, siis teine asi, need vanemad tuled, nad ei taha nii palju jahutamist saada. LED-id on tegelikult kapoti peal üsna rasked ja kui sa neid kaasas peaksid vedama, siis see kaalu osa mõjutab tegelikult päris palju, kas sa paned nad ette või paned taha. Aga miks võib-olla tuled erinevad on meeskondadel on see, et see on võib-olla sponsorlusleping. Kui Fordil on tegemist, ta on eluaeg sõitnud PIA-dega või PIAA tuledega, siis see, kui tema tegi uued laserid või LED-id, et siis või samamoodi laserituled, mis nad tegid mingi hetke pealt, et see lihtsalt oli see, mida nad pidid kasutama ja natukene uuema maailmaga kaasa minema. Minule endale ka meeldisid vanemad tuled rohkem, et need, mis olid natukene kollakama valgusega, et need aitasid metsas leida neid erisusi üles. Kui on puhas sinine valgus, siis see on nagu natukene silmale häirib või täitsa nagu halogeen. Kontrasti on vähem, eks ju? Kontrasti on vähem ja tegelikult, kui kellelgi on joped, mis peegeldavad ja kõik need asjad, siis need on pigem need asjad, mis hakkavad rohkem häirima, et need löövad siuksed asjad särama, kui nagu kollased tuled on natukene
stabiilsemad. Aga noh, selle peale, kui nii-öelda fotograafidesse ma juba jõudsin, siis see on kõige hullem asi öösel üldse. Siis, kui sa tuled metsa sees, on täiesti nagu pime ja tegelikult tehakse pilti sinu poole. Tehakse pilti auto esituledest. Tegelikult sul ei jää midagi pildi peale ka, sest tuli on ju sulle otse vastu, aga need kaamera vilkumised, need tegelikult öösiti nii-öelda, nende peale ei ole ka lihtne sõita ja see võib olla üks põhjus, miks Otil läks natukene mugavamalt kui teistel. Just. Küsib Egert, miks WRC autodel on käiguvahetuseks vaid üks lapats rooli küljes, et kas mugavam ei oleks, kui mõlemal pool oleks üks lapats, vastavalt siis käik üles ja alla? Seal on niisugune case, et nii-öelda, seda saab isegi päris lihtsalt ära seletada. Kui sa vaatad, siis tihtipeale tegelikult, olenemata mis katse sa võtad soovitatavalt Cruuso peal, siis seal on mingi hetke pealt on alati tubade käsi täis. Ja sa pead alati maha lappama. Kui sul on klapid mõlemal pool, siis mingi hetke pealt sa nagu tegelikult lased mõlemad käed rooli pealt vabaks. Peaksid laskma või selle pealt sa saad paremaga juhtida. Versus see, et kui sul on klapp või nii-öelda käiguvahetuskang ühel pool ainult, siis sa saad vasaku käega kõik aeg roolida. Ja sa tead, et vasak käsi kõik aeg on rooli peal. Olenemata olukorrast, et kui sa tõmbad käsipidurit või vahetad käiku või lükkad alla, siis vasak käsi tegeleb alati ühe tööga. Kui sul on nii-öelda kaks asja, et siis see vasak käsi peab hakkama ka teise tööga tegema, et see võib-olla on ta natukene läheb nagu keerulisemaks ja pigem see küsimus tekibki siis, et kui sul läheb mingi hetke pealt hapuks ja sa hakkad seda pesumasinat nii-öelda sirgeks tagasi tõmbama, siis kus kohas su käed on, mis pidi see rool on, mis käik sul sees on, et siis sellest hetkest, et selles autos nagu see võib-olla see pilt läheks lihtsalt nii palju meeleolukamaks pealtvaatajatele, aga sõitjatele võib-olla raskemaks, et see tänavasõidus on see nagu lihtne, et sa teed ühe asjaga ja sul on nagu vsjo. Et vahepeal, kunagi oli tegelikult ju vanadel WRC-del oli rooli peal oli nii-öelda nagu ees ja taga. Selle peale, et said igalt poolt nagu olid kettad tehtud Škodal ja said igalt poolt nagu käigule ligi põhimõtteliselt, et siis sa said rahulikult lapata, aga see süsteem ei olnud ka see, et kõige parem on ikkagi see, et kui paremal üleval on niisugune pikk klapp ja paremale käele, sest see peab nii mõna käima vahepeal nii-öelda käsipiduri juures ja käsipiduri juurde ta läheb ainult siis, kui sul on juba õige käik sees. Egerti küsimus, lisaküsimus siis, et kas kallid saatejuhid mängivad ka rallimänge? Mis tingimustes? Ükskõik mis tingimustes, ma siin rohkem täpsustatud pole. Kas sina mängid rallimänge siis? Ütleme, et mul on Xboxi peal kodus see WRC 7 olemas, et puldiga olen seda natukene mänginud, aga see nagu tüütas natuke ära, et see ei ole nagu päris see, et see Dirt on vist natuke parem rallimäng, ma olen saanud aru, et seal ikka nagu auto läheb reaalselt katki ka, kui kuskil otsa sõidad ja ei ole niimoodi, et sõidad 200 kuskile vastu kivi ja siis sõidad edasi lihtsalt. Jah, ütleme nüüd selle peale, et mu lemmik on WRC Colin McRae 04. Minu lemmik on Colin McRae 2, aga räägi võib-olla oli 2. 2 oli see kõige ägedam ikka. Igal juhul seal oli ainult see, et hoidsid gaasi peal ja siis hakkasid kaugelt juba sättima ennast õigesse asendisse kurvi ära ja põhimõtteliselt tulid kõik täie gaasiga. Siis oligi see, et valisid B-rühma autot, oli vähe põnevam. Aga ma ei saa öelda, et ma ei ole rallimänge mänginud, ma olen kõike proovinud, aga minu jaoks on, kui ma nagu päris elus sõitsin, siis minu jaoks on arvuti või see kiirus on aeglane. Et ma tegelikult päris elus ma tunnen kiiremini või paremini, et siis kui ma arvuti rooli keeran, siis ma tean, et ma ise keeran nagu varem, aga auto keerab nagu hiljem, et see siis mulle tundus, et see oli minu jaoks nii häiriv. Et seal võis olla nagu 0,1 sekundit mingi nagu delay, aga mulle ei meeldinud see. Siis ma nagu väga ma ei tahtnud kunagi mängida nende roolidega, sest see lihtsalt häiris mind. Aga selle peale kõige parem automäng, mis on üldse nagu olnud ja mida rooliga mängida, oli Richard Burns ikkagi. See oli nagu kunagi oli nagu väga hea. Tänapäevaks ikkagi tehnika on arenenud ja füüsika nagu mängudes on arenenud, et siis need uued Dirtid on nagu huvitavad mängud ja Dirt 2 vist ka, et minuga just siin paar nädalat tagasi kontakteeruti ja taheti minu auto disaini ehitada või nii-öelda disainida ja moduleerida siis sinna Dirti ja hetkel ma saan aru, et käib ka siis läbirääkimine nende nii-öelda mängu tegijatega, et see oleks nagu ametlikus mängus ka, mitte nii-öelda nagu, et sa saad ise package'i tõmmata või midagi. Aga ütleme nüüd, ikka tuleb ette. Just. Me oleme ikkagi mehed. Jah, ütleme, see on hästi öeldud, et ikka tuleb ette, täpselt õige süke kirjeldus. Marko küsib hästi pika küsimuse, kuna see oli eilse päeva poole pealt saadet, siis ma teen niisuguse, ütleme, kokkuvõtte, et vahepeal Ogier surus kõvasti, Neville ja Ott jäävad talle suht nii-öelda jutumärkides kindlalt alla, see oli siis Marko väljend, et kas võis olla äkki asi selles, et Ott ei tahtnudki
mingil hetkel seda esikohta saada ja päeva lõpuks, et homme mitte viimase, või täna siis mitte viimasena startida. Lõpuks me teame, et tegelikult läks nii, et ta stardib viimasena ja võitis eelmise päeva, aga kui palju see stardijärjestus täna võiks seda asja mõjutada, arvestades seda, et tundub, et tuleb suhteliselt kuiv päev? No eks mingil määral võib ikka mõjutada, aga tagantpoolt on ikkagi, eriti kui kuiv päev on parem tulla, eks ikkagi kõik pingutavad selle peale, et saaks nagu võimalikult kaugelt tulla, et siis sa saad nagu informatsiooni eespoolt, mis toimub selle katse ajal võib-olla nagu rohkem ja sul jõuab seda klappidesse, sest nagu inimesed ja VRC-d ja meeskonnad vaatavad kõik nii-öelda all live ja nad näevad katse peale, saavad infot edastada autosse, et tagapool on kindlasti natukene turvalisem, et kui see, et sa ise lähed avama nii-öelda nagu avama teed, avama rada põhimõtteliselt, et millised kohad on libedad, siis teised hakkavad neid joontest nagu nägema, kus mingid kohad on hapud. Aga selle peale, et sellises tempos, sellises olekus, sellisel etapil käiks mingi siuke nii-öelda tempo valimise mäng, seda ma ei tahaks uskuda, et siin esimeste katsetega saab väga selgeks, nagu milline tempo sul rallil peal on või kus sa praegu nagu oled, et kui sa natukene rohkem pingutad, siis sa hakkad lihtsalt rohkem riske võtma nii-öelda ja saba käib kraavis ja seda oli näha ka esimesel päeval päris palju, kuidas kõik sõitjad, algugi, et nad võib-olla ei presenteeri, et mul mõni moment seal oli, aga kui sa videosi vaatad nagu auto sisepilti, siis mingi hetke pealt on ikka, sa oled vasakus kurvis, saba on veel kraavis, aga parem nüüd tuleb juba peale, et kui nagu see on nagu, see on moment tegelikult, see ei ole päris niimoodi, et see oli planeeritud ja seal ikkagi juhtus päris palju ja mehed pingutavad kõvasti ja pigem ongi see, et kes suudab nii-öelda paremini ilma vigadeta sõita, et need sekundid ja vahed on tegelikult ikkagi piisavalt väiksed, et kui jällegi, mulle meeldib selle vormel ühte siia tuua, et sul on nagu, nad sõidavad kõik aeg ühte sama ringi, okei. Ja siis lõpuks sa oled nagu 50 ringi ühte sama ringi ära sõitnud ja sa ikka kaotad nagu sekund kilomeetrina. Selle peale, et nagu inimesed sõidavad 4 erineva autoga, samamoodi nagu vormelis, kõik on erinevad autod, sa sõidad 4 erineva autoga, kats ära ja sa tood 0-0-is lõpuni ja tegelikult vahepeal tulevad 10 meest, tulevad kõik täpselt samas sekundis. Kuskilt suvalise metsa vahel. Tegelikult on pull. Ja viimane küsimus. Tere, Raul ja Karl. Kas WRC üldse rahastab sõitjaid või tiime mingil määral või on see kõik ainult tiimi rida? Tänud teile väga huvitav ja sisuka saate eest, jätkake samas vaimus. Aitäh. WRC on äri. See on GmbH, see on nii-öelda siis litsentseeritud FIA poolt, kes võib korraldada maailmameistrivõistluse ja see on ikkagi nende mõistes on see nagu äri. Need, kes tahavad seda etappi korraldada, peavad maksma tegelikult WRC-le, peavad maksma FIA-le ja siis FIA veel küsib ka raha selle pealt, et me kontrollime teid. See on selline täiesti tavaline organisatsioon, aga see on nii-öelda, mingiks hetkeks see oli täiesti välja suremas siin 10 aastat tagasi, siis kui Urmo Aava veel sõitis meil MM-i ja Citroeni ridades, siis tegelikult 2 tehast oli ainult nagu juba jäänud sinna, Ford ja Citroen omavahel võitlesid ja see oli nii-öelda nagu hakkas ära kukkuma ja igavaks nagu minema inimestele, sellepärast ei olnud seda innovaatilist tehnoloogilist lahendust ja see generatsioon inimesi, kes käis vaatamas rallis ja olid nii-öelda, miks need rallid olid alati nendes riikides, mis olid natukene nii-öelda nagu vanemad, kuidagi olid kokku tõmmatud kraanid, sest rohkem näidati kunagi telekas ja kopterid olid ja see nagu 90-ndatel oli see nagu jällegi väga võimas ala. Et siis see tehnoloogiline lahendus, mis tõi WRC Plus nüüd, see ikka tegelikult tõi päris palju uudsus siia juurde ja eks see on selle ärilises mõistes oli see nagu väga hea ja tark otsus, aga hetkel WRC ei toeta küll kedagi, et ma arvan, et neil on natukene vaja kasvatada veel oma seda maailmabaasi ja käia läbi kontinent, et miks me liigume hetkel Aafrikasse või miks me liigume just ja nagu Jaapanisse tagasi. Jaapan on kindlasti, et meelitada tagasi Hyundait ja Mitsubishit, räägitakse sellest, et järgmine etapp või mingitel tulevatel aastatel peaks nüüd olema etapp Põhja-Ameerikas. Kui keegi pani tähele, siis väga palju oli ameeriklasi just sellel rallil stardis WRC või selles RC4 klassis, mis on siis esiveduse või JVRC klass, et nad saiks topeltpunkte. See oli nagu huvitav tähelepanek lihtsalt, et nad nagu saatsid mingi pundi välja inimesi. Aga see ongi selle jaoks, et kui nemad võtaksid selles nagu klassis nagu keegi õnnestuks, võtaks nagu häid punkte ja tuleks poodiumile,
siis ega USAs, kus mitte keegi seda rallit ei jälgi, mingi näputäis inimesi võib-olla, et seal ei ole see nii nagu kuulus, siis USAs saab seda presenteerida, et ma olin MM-il esivedustuse arvestuses 3. See on niisugune nagu, et kaarte kasutatakse sealpool ja tundub, et üks hetk nagu seal läheb praegu ägedamaks, aga kuna see sinna jõuab, seda täpselt ei tea. Jah, mõni ralli võiks küll USA-s toimuda, oleks päris uhke, aga okei. Tõmbame siin saatele joone alla, sellepärast, et rallipäev varsti juba algab. Kui teil on meile küsimusi, siis saatke need aadressil kuueskaik@delfi.ee, nagu ikka. Meie siit täname ja oleme siis tagasi juba täna millalgi õhtupoole. Jah, tänud kuulamast. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.